Pronksiaja lõpus oli Vahemere idaosa koduks mõnele iidse maailma võimsaimale kuningriigil. Seal olid suured linnad, organiseeritud armeed, kirjutamissüsteemid ja kaubandus, mis ulatus kaugetesse maadesse. Kuid kui jõudis kätte 13. sajandi e-kristul lõpp, hakkas nõrgenema süsteem, mis neid kuningriike ühendas. Linnad hävitati või jäeti maha üksteise järel, kaubandus katkes, mõned valitsused kukkusid kokku ja vaid mõne aastakümne jooksul kadusid piirkonnas kaua domineerinud impeeriumid. Selle kaosega samal ajal liikusid laevadel rändavad rühmad ja ründasid rannikuid. Ajaloolased nimetavad neid nüüd mererahvasteks. See ei ole nimi, mida nad ise enda kohta kasutasid. See on tänapäevane nimetus erinevatele rühmadele, keda mainitakse Vana-Egiptuse ürikutes. Kes olid mererahvad? Kust nad pärit olid? Ja kas nemad olid need, kes kukutasid pronksiaja suured kuningriigid? Enne nendele küsimustele vastamist tuleb mõista, kui lai ja keeruline oli maailm, mida nad ründasid. Pronksiaeg algas Ida-Vahemere piirkonnas umbes 33. sajandil e-kristuns. Seda nimetatakse pronksiajaks, sest pronksi kasutati laialdaselt relvade valmistamiseks, tööriistade ja väärtuslike esemete valmistamiseks. Pronks on metall, mida tavaliselt saadakse vase ja tina segamisel. Need kaks metalli olid olulised, sest neid leidus harva ühes ja samas kohas. Seetõttu kuningriigid sõltusid pikkadest kaubateedest. Metall liikus nii mere kui ka maismaateid pidi. Puit, teravili, õli, vein, hinnalised kangad ja muud tooted. Hilise pronksiaja saabudes oli piirkonnas juba mitu suurt võimu. Lõunas oli Egiptus, mis kontrollis ka paljusid linnu Kaananis. Kaanan oli piirkond, mis hõlmas osa tänapäeva Iisraelist, Palestiinast, Liibanonist, Jordaaniast ja Süüriast. Anatoolias, mis moodustab suure osa tänapäeva Türgist, valitses Hittiitide impeerium. Süürias oli ka linnu ja väiksemaid kuningriike, mis tunnustasid Hittiitide võimu. Idas asusid Assüüria ja teised Mesopotaamia kuningriigid. Need võimud ei olnud üksteisest eraldatud. Nad saatsid üksteisele kingitusi, printsesse, sõdureid, sõjavankreid, metalli ja toitu. Neil olid ka lepingud ja diplomaatilised kirjad. Kui üks piirkond nõrgenes, võis see mõjutada paljusid teisi piirkondi. Siit algasid suured probleemid. Umbes 13. ja varasel 12. sajandil e-kristur koges piirkond tugevat survet. Mõnes piirkonnas on tõendeid põua ja toidupuuduse kohta. Toimusid ka sõjad, võimuvõitlused ja ülestõusud ja kaubateede hävimine. Kuningriigid, mis sõltusid imporditud toidust ja metallist, muutusid nõrgemaks. Kui teravilja ei saabunud, võis elanikkond nälgida. Kui tina ei saabunud, oli raske pronksi valmistada, sealhulgas relvi. Kui kuningas ei suutnud enam oma armeed ja ametnikke ülal pidada, võis kogu valitsus kokku variseda. Selle segaduse keskel sagenesid rünnakud rannikualadele. Esimene selge ülestähendus mererahvaste kohta kirjutati Vaarao Merneptahi ajal. Ta oli Ramses suure poeg ja valitses Egiptust 13. sajandi e-kristunda lõpus. Umbes 1208 e-kristul ründas Liibüast pärit armee Niiluse delta lääneosa. Liibüalastega olid kaasas mõned välismaised sõdalased, keda allikates nimetatakse Sherdeniteks, Shekeleshiteks ja Lukadeks. Nendega olid kaasas ka teised rühmad. Neid nimetati inimesteks, kes pärinesid Põhjamaalt ja erinevatest paikadest. Võimalik, et mõned neist olid sõdalased, kes otsisid uut maad. Teised võisid olla palgasõdurid või tasulised sõdalased. Merneptahi armee alistas nad. Selle tõttu jäädvustasid egiptlased oma võidu Karnaki templi seintele. See on suur templikompleks praeguse Luxori linna lähedal. Tegelikult tundsid egiptlased mõnda neist rühmadest juba enne rünnakut. Oli ka Sherdeni rahvast, kes juba teenisid Egiptuse armees sõduritena. See tähendab, et mererahvad ei ilmunud ootamatult välja kui uus rahvas. Selle asemel koosnesid nad erinevatest rühmadest, kellel võis olla erinev päritolu ja eesmärgid. Võimalik, et nende seas oli meremehi, sõdureid, pagulasi, peresid ja inimesi, kes otsisid turvalisemat või rikkamat maad. Hoolimata nende kaotusest mainiti mõnda neist rühmadest Egiptuse kroonikatest taas rohkem kui 30 aastat hiljem. Ja sellel ajal Ida-Vahemere piirkonnas oli olukord juba palju hullem. Üks esimesi suuri riike, mis täielikult kokku varises, oli Hetiidi impeerium. Hetiitide pealinn oli Hattusa, kindlustatud linn Anatoolia südames. Seal olid suured müürid, paleed, templid ja valitsushooned. Kuid enne impeeriumi lõplikku kokkuvarisemist seisis see juba silmitsi toidupuuduse, vaenulike kuningriikide, piirivõitluste ja juhtimisprobleemidega.
Umbes 1200 Kristur põlesid maha ja jäeti maha Hattusa tähtsad osad. Pole selge, kas ainult üks armee hävitas linna. Võib-olla ründasid neid mitmed, võib-olla olid neil kohalikud vaenlased või rünnati neid väljast poolt. Ja siin hakkas Hetiidi impeeriumi keskne võim tasapisi kaduma. Ja endised linnad, mis olid selle alluvuses, jäid iseennast kaitsma. Samal ajal rünnati ka Anatoolia rannikualasid, Küprost, Süüriat ja Kaananit. See polnud üks suur sissetung, mida juhtis üks kuningas, vaid erinevad rühmad rändasid ja tungisid neile korduvalt kallale. Oli linnu, mis langesid esimesena, samal ajal kui teised linnad jäid ellu, kuid langesid hiljem pärast korduvat rünnakut. Üks selle loo tähtsamaid paiku on Ugarit. Ugarit oli rikas linn tänapäeva Süüria rannikul. Selle asukoht oli oluline, sest see oli ühendatud kaubateedega Egiptusesse, Küprosele, Anatooliasse, Mesopotaamiasse ja Egeuse mere saartele. Ugaritil oli oma kuningas, kuid ta tunnustas Hetiidi impeeriumi võimu. Ugarit saatis ka sõdureid ja laevu, kui Hetiidid seda nõudsid. Linna viimastel päevadel sai Ugariti kuningas Amurapi Küproselt hoiatuse. Vaenlase laevad olid merel lähtud. Talle soovitati tugevdada kaitset, koguda sõdurid ja valvata oma linnu. Kuid Amurapil polnud peaaegu midagi, millega end kaitsta. Suur osa tema armeest oli Hetiidi aladel. Ugariti laevad saadeti Luka rannikule lõuna-lääne Anatooliasse. Nii et kui tema sõdurid ja laevad olid eemal, saabusid sissetungijad. Ühes kirjas teatas Amurapi, et vaenlased põletasid tema linnad ja hävitasid tema maa. Esialgu saabus vaid vähe laevu, kuid neist piisas, et põhjustada tema peaaegu kaitsetule kuningriigile suurt kahju. 12. sajandi Kristuse alguses oli Ugarit hävitatud ja seda ei taastatud enam kunagi suure kuningriigina. Kirjad, mis kirjeldasid lähenevat ohtu, leidsid arheoloogid linnavaremetest. Need kirjad on väga olulised, sest need ei ole lihtsalt lood sõjast, mis kirjutati palju aastaid hiljem. Need on nagu sõnumid, mis jäeti maha just siis, kui katastroof toimus. Need on hoiatused juhtidelt, kes nägid, kuidas linnad, mida nad kunagi pidasid turvaliseks, hakkasid ükshaaval kaduma. Kuid Ugariti langus oli vaid osa suuremast kriisist. Samal ajal kui Hetiidid kadusid ja linnad Süürias ning Küprosel põlesid, mõned relvastatud rühmad ja rändajad liikusid edasi lõuna poole selles piirkonnas. Varsti sattus üks neist rühmadest vastamisi ühega Ida-Vahemere alles jäänud võimsaimatest kuningriikidest. Ja see oli Egiptus. Kui nad jõudsid Egiptuse piirile, ei toonud mõned rühmad kaasa ainult sõjaväge. Egiptlaste poolt graveeritud piltidel on näha vankreid, millega koos on naised, lapsed, majapidamistarbed ja loomad. See viitab sellele, et mõned pered otsisid uut elukohta koos sõdalastega, kes olid valmis võitlema. Faarao Ramses III teadis, et pealinnas ootamisest ei piisa, seetõttu tuli sissetungijaid peatada enne, kui nad jõuavad Niiluse ümbruse viljakatele maadele. Umbes aastal 1177 Kristursu oma valitsemise 8. aastal valmistas Ramses III Egiptuse armee lahinguks ette. Medinet Habus olevate raidkirjade kohaselt toimus kokkupõrge maal ja veel üks suur lahing vees. Maal toimunud lahingu täpne asukoht ei ole teada. Tõenäoliselt toimus see Kanaani lõunaosas või teedel, mis viisid Egiptuse piirile. Selles piirkonnas kasutasid egiptlased vibukütte, jalaväelasi ja sõjavankreid, et tõkestada põhjast lähenevaid rühmi. Pärast seda seisis Egiptus silmitsi laevadega, mis üritasid siseneda Niiluse deltasse. Niiluse delta on lai ala Põhja-Egiptuses, kus Niiluse jõgi hargneb mitmeks haruks enne Vahemerre voolamist. Templisse raiutud piltide järgi valmistas Egiptuse armee vees lõksu. Ibuküti paigutati rannikule, samal ajal kui Egiptuse sõjalaevad ootasid delta sees. Kui sissetungijate laevad delta piirkonda sisenesid, ründas Egiptuse armee neid nii kaldalt kui ka veest. Egiptuse vibukütid tulistasid nooli rannikult, samal ajal kui Egiptuse sõjalaevad neile lähenesid. Reljeefidel on näha ümber läinud laevu, vette kukkunud sõdalasi ja vange, keda tuuakse Faarao ette.
mõned vangid kannavad erilise kujuga kiivreid, millel on justkui suled või kõrged kaunistused. Medinet Habu templis on samuti kujutatud tapetud vaenlaste mahalõigatud käsi. Egiptuse sõdurid kasutasid vaenlaste mahalõigatud käsi tapetute arvu loendamiseks. Egiptus võitis ja vallutajad ei suutnud Niiluse delta täielikult vallutada. Siiski tuleb raitkirju hoolikalt lugeda. Need tehti selleks, et kujutada Ramses III kui võimsat Egiptuse kaitsjat. Pildid ja sõnad võivad võidu ulatust liialdada, kuid ülestähendused kinnitavad suuri lahinguid põhjast saabunud rühmade vastu. Mererahvaste kaotus Egiptuses ei tähenda, et kõik reisil osalenud rühmad oleksid kadunud. Mõned neist võidi tappa või nad hukkusid. Teised võisid naasta merele, kolida teistesse maadesse või asuda elama Kaanani rannikule. Siin muutub nende tõelise identiteedi küsimusele vastamine palju keerulisemaks. Nimi mererahvad ei ole ühegi riigi ega rahvuse nimi. See on tänapäevane nimetus erinevatele rühmadele, keda egiptlased mainisid. Ka kõiki neist ei nimetatud otseselt mereinimesteks. Allikates esinevad nimed nagu Peleshet, Tšeker, Dinien, Keshet, Shekelesh, Sherden, Luka, Teresh ja Ekeš. See ei tähenda, et nad kõik rääkisid ühte keelt, kultuuri ega päritolu kõigil neil rühmadel. Mõned neist võisid lihtsalt ühineda, kuna nad kõik otsisid toitu, turvalisust, tööd või uut maad. Võimalik, et mõned kogenud sõdurid ja meremehed liitusid suuremate rühmadega, kui linnad, mida nad varem teenisid, kokku varisesid. Luka on üks neist, keda on lihtsam konkreetse kohaga seostada. See nimi oli juba tuntud. See on mainitud Hitiidi ja Egiptuse allikates juba enne suurt kriisi. Tõenäoliselt pärinesid Luka inimesed Lõuna-Lääne Anatooliast, praeguse Türgi aladelt. Teisi rühmi on raskem kindlaks teha. On teadlasi, kes seostavad Sherdeni Sardiiniaga ja Shekeleshit Sitsiiliaga, kuna nimed on sarnased. Teised otsivad seoseid Equeshi ja Tereshi ning Egeuse mere ja Kreeka ümbruse piirkondade vahel. Paljud sellised seosed on peamiselt oletused. Sarnased nimed üksi ei ole piisavad, et tõestada, et mõni rühm pärines tõepoolest sealt. Võimalik on ka see, et nad kolisid nendesse piirkondadesse alles pärast segadusi Ida-Vahemerel. Kõigist mererahvastega seostatavatest rühmadest on Pelessetil kõige selgemad jäljed. Tavaliselt seostatakse Pelessetit vilistitega. See oli rühm, kes elas Kaanani lõunarannikul rauaaja alguses. Nende tähtsate linnade hulka kuulus Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron ja Kat. Vilistid said hiljem tuntuks kui muistsete iisraellaste rivaalid Heebrea piibli lugudes. Kuid enne nende lugude ilmumist toimus juba suur kultuurimuutus vilistite asustatud linnades. Kaevamised Ashkelonis, Ekronis ja teistes kohtades näitasid, leiti savinõusid, mille kujundus sarnanes Mükeene maailmas kasutatud esemetele. Mükeenelased olid inimesed, kes elasid Kreeka mandriosas ja Egeuse mereümbruses hilisel pronksi ajal. Leitud esemed ei olnud lihtsalt imporditud savinõud. Need valmistati kohalikust savist, kuid järgiti stiili ja valmistusviisi, mis oli tuntud Egeuse maailmas. See viitab sellele, et saabusid inimesed, kes tõid kaasa oma teadmised savinõude valmistamisest. Samuti leiti sarnasusi teatud toitude, majade, tööriistade ja religioossete esemete vahel. Aja jooksul segunesid need tavad kohalike kaananiitide kultuuriga, kes olid piirkonnas juba ammu elanud. Tõendid muutusid tugevamaks 2019, kui teadlased uurisid Ashkelonis leitud inimjäänuste iidset DNA-d. Raudajastu alguses maetud lastel leiti geneetilist päritolu, mis oli seotud Lõuna-Euroopa rahvastikuga. See ei määranud täpset saart ega riiki vilistite päritolu kohana. See näitas lihtsalt, et saabusid inimesed, kellel oli seos Vahemere teiselt poolt pärit rahvastikuga, samal ajal kui Ashkelonis ilmes uus kultuur. Uued tulijad segunesid kiiresti kohalike kaananlastega. Juba mõne põlvkonna pärast oli DNA-s raske näha varasemat suurt erinevust. Seetõttu on selgem, et vilistid ei olnud lihtsalt armee, kes äkitselt tungis sisse ja lahkus. Nad olid osa suuremast inimeste rändest Ida-Vahemere poole. See ei tähenda siiski, et kõigi niinimetatud mererahvaste lood oleksid ühesugused. Võib-olla oli rühmi, kes pärinesid Anatooliast, mõni tuli Egeuse piirkonnast ja mõned kohalikud inimesed liitusid lihtsalt, kui segadus süvenes.
kui mükeenlaste, hettide ja kaananlaste linnad langesid, võisid kasvada sõdurite, meremeeste ja talupoegade ning kodu ja juhita jäänud perede arv. Mõned neist said rüüstajateks, teistest said migrandid, kes otsisid uut elukohta. Võis olla ka neid, kes olid mõlemat, võitlesid maa pärast, kus nende pered saaksid elada. Seega pole piisav kirjeldada mererahvaid kui salapärast armeed, mis äkitselt ilmus merelt. Tõenäolisemalt olid nad pidevalt muutuv segu paljudest erinevatest rühmadest, sealhulgas inimesed, keda tabas endiste kuningriikide kokkuvarisemine. Kuid kõige olulisem küsimus jääb, kas nemad olid tõesti põhjuseks, miks pronksiaja maailm kokku kukkus, või saabusid nad alles siis, kui kogu süsteem oli juba lagunemas? Vastus ei ole lihtsalt jah või ei. Mererahvaste saabumine aitas kaasa mõnede linnade hävingule. Nende rünnakud segasid ka kuningriikide kaubandust ja kaitset. Kuid nad ei olnud ainus põhjus pronksiaja kokkuvarisemiseks. Enne suurimaid sissetunge olid paljud kuningriigid Ida-Vahemere piirkonnas juba nõrgenemas. Erinevad probleemid tabasid nende omavahel seotud maailma samaaegselt. Üks suurimaid probleeme oli kliimamuutus. Uuringud Iidse õietolmu kohta näitavad, seted ja puuringid näitavad, et mõned Ida-Vahemere ja Anatoolia piirkonnad kogesid ränka põuda. Kesk-Anatoolias nähti puuringides eriti kuiva perioodi aastatel umbes 1198 kuni 1196 Eekoristor. Mitmeaastane järjestikune põud on suur oht põllumajandusest sõltuvale kuningriigile. Kui vihma on vähe, väheneb saak. Kui teravilja napib, tõuseb selle hind, inimesed jäävad nälga, sõdurid nõrgenevad ja kuningal on raske toetada linnu, mis on tema võimu all. Seda koges Hitiidi impeerium. Enne kui kuningriik täielikult kokku varises, on olemas dokumendid, mis näitavad, et nad pidid saatma teravilja mujale ja seda mujalt vastu võtma. See tähendab, et omaenda maalt saadav toit ei olnud enam piisav. Koos toidupuudusega seisid hetiidid silmitsi ka vaenulike kuningriikidega, kuningliku perekonna sisetülidega ning raskustega kaugete territooriumide kontrolli all hoidmisel. Kui katkesid teed, mis tõid toitu ja muid varusid, impeerium nõrgenes veelgi. Ka Mükeene maailmas Kreekas esines probleeme. Mükeene ühiskond oli koondunud suurte paleede ümber. Nendest paleedest juhiti tootmist, ladustamist, maksustamist, kaubandust ja toidu jagamist. See süsteem toimis hästi, kui saagid olid head, teed olid turvalised ja kohalikud kogukonnad allusid. Kuid see süsteem sõltus liiga palju vähestest võimukeskustest. Kui üks palee põles maha või kui kuningas ja tema ametnikud kadusid, ei kadunud mitte ainult üks hoone. Koos sellega lagunes ka süsteem, mis korraldas töölisi, sõdureid, tooteid ja toitu. Mõnes Mükeene linnas on tõendeid hoonetest, mis on maha põlenud ja kaitserajatiste ootamatust tugevdamisest. Siiski ei langenud kõik keskused üheaegselt. Palee häving toimus erinevatel aegadel ja sellel võisid olla erinevad põhjused. Mõned linnad võisid olla rünnatud võõraste poolt, teised võisid olla kahjustatud kohalike ülestõusude, rivaalitsevate juhtide omavaheliste võitluste või rünnakute tõttu rühmadelt, kes pärinesid samuti lähedal asuvatest piirkondadest. Võimalik, et maavärinad lisasid mõnes linnas kahjusid, kuigi see ei suuda seletada kogu piirkonna kokkuvarisemist. Samuti on oluline mõista, kui tihedalt olid kuningriigid omavahel seotud. Egiptus, Anatoolia, Kanaan, Küpros, Süüria ja Egeuse maailm sõltusid kaugetest kaubateedest. Nendel teedel veeti teravilja, puitu, vaske, tina, õli, veini, tekstiile ja muid tooteid. Küpros oli üks peamisi vaseallikaid. Tina tuli aga hankida väga kaugelt. Need metallid olid võrdselt olulised pronksi valmistamisel. Kui mõni oluline sadam hävis, ei mõjutanud see ainult seda linna. Ka teised kuningriigid jäid varustusest ilma. Kui paljud sadamad ja kaubanduskeskused hävitatakse, peatub kaupade liikumine. Kui metalli pole, valmib vähe relvi ja tööriistu. Kui pole toitu, süveneb nälg. Kui pole kaubandust, jäävad kuningad ja kaupmehed sissetulekuta. Kuna kogu süsteem on omavahel seotud, ühe koha probleem jõuab kiiresti teistesse. See on nagu pikk rida asju, mis sõltuvad üksteisest. Kui olulised sadamad järjest nõrgenevad, ei suuda ülejäänud süsteem enam kogu raskust kanda.
Siin muutus mererahvaste roll oluliseks. Nende rünnakud rannikualadele võisid sulgeda marsruute, hävitada laevu ja suurendada survet linnadele, kus juba nappis toitu ja sõdureid. Kuningriigid, mis olid juba nõrgenemas, kaotasid veelgi enam võime taastuda. Siiski ei saa kõiki hävinud linnu nendega seostada. Samuti puuduvad piisavad tõendid, mis näitaksid, et üks organiseeritud armee oleks üheaegselt rünnanud Mykeenet, Hattushat, Troojat, Ugariti ja teisi keskusi. Mõnede linnade häving toimus ka erinevatel aegadel. Mõned langesid varem, teised püsisid veel aastakümneid. Oli keskusi, mis hävitati, kuid asustati hiljem uuesti, samas kui teised jäeti lõplikult maha. Oli ka linnu, mis pääsesid või suutsid kiiresti kohaneda. Kriisi mõju ei olnud igal pool ühesugune. Mõnes piirkonnas kadus palevalitsus täielikult. Teistes kohtades püsisid kohalikud kogukonnad edasi, isegi kui endist kuningat ja ametnikke enam polnud. See näitab, et pronksiaja kokkuvarisemine polnud järsk lõpp, mis juhtus ühe aastaga. See oli pikk muutuste periood, mis kestis aastakümneid. Võimalik mereinimesed polnud selle kriisi ainus põhjus. Võimalik, et nad olid ka ise kokkuvarisemise tagajärg. Kui kuningriik hävib, paljud inimesed kaotavad töö, kaitse, toidu ja eluaseme. Endised sõdurid võivad liituda teiste relvastatud rühmadega. Meremehed võivad muutuda ründajateks või palgasõduriteks. Nälgivad pered võivad rännata ja otsida uut maad. Oma rännakul võivad erinevatest paikadest pärit inimesed ühineda. Võimalik, et mõned neist olid pärit Egeuse piirkonnast, Anatooliast, Küproselt, Kaananist ja teistest Vahemere piirkondadest. Võib-olla olid mõned rühmad, kes ründasid esmalt oma enda maad, enne kui ühinesid teiste linnade ründamisega. Sel viisil inimene, kes oli oma kodumaa langemise ohver, võis saada osaks rühmadest, kes põhjustasid hävingut järgmises paigas. Seega võisid mererahvad olla nii ründajad kui ka põgenikud erinevatel oma teekonna etappidel. See ei vähenda nende rünnakute põhjustatud kahju. See näitab lihtsalt, et nende lugu oli segasem ja inimlikum kui lihtsalt salapärase armee kujutis, kes tahtis ainult hävitada. Pärast kriisi muutus Ida-Vahemere piirkonna ilme. Hetiidi impeerium kadus suure jõuna. Mykeene Kreekas varises paleede süsteem kokku. Ugariti ei ehitatud enam kulad üles. Egiptus kaotas suure osa oma mõjust idas ja nõrgenes järgnevatel aegadel veelgi. Assüüria ja Egiptus jäid kuningriikidena püsima, kuid nad ei suutnud säilitada oma endist võimu ulatust ja tugevust. Paljudes kohtades vähenes elanikkond, kaupade kaugkaubandus kahanes ning mõned kirjutamise valitsemissüsteemid kadusid. Kõik inimesed ja kultuurid ei kadunud siiski täielikult. Elu jätkus väiksemates kogukondades. Ellujäänud kohalikest kogukondadest ja uutest tulijatest kujunesid uued kuningriigid ja identiteedid. Kaananis arenesid lõunas vilistide linnad. Põhjarannikul jätkusid linnad, mis hiljem said tuntuks Foiniikia maailma osana. Mägedes tekkisid asulad, mida seostatakse muistsete iisraeliitidega. Anatoolias ja Süürias pekkinud väiksemad kuningriigid, mis pärisid osa hettide traditsioonidest. Raua kasutamine muutus samuti järk-järgult tavalisemaks. Raud ei asendanud pronksi kohe lihtsalt seetõttu, et see oli parem metall. Alguses võis selle töötlemist olla isegi raskem kontrollida, kuid rauamaaki oli lihtsam leida kui tina, mida oli vaja pronksi valmistamiseks. Maailmas, kus kauged kaubateed olid katkenud, oli suur eelis kasutada materjali, mida oli kohapeal lihtsam hankida. Siin lõppes suurte paleede ja tihedalt seotud kuningriikide ajastu. Samal ajal hakkasid kujunema uued ühiskonnad, mis said rauaajal oluliseks. Lõpuks ei kukutanud pronksiaja maailma ainult üks armee. Selle nõrgestasid põud, toidupuudus, sisetülid kuningriikides, sõjad, rahvastiku liikumine ja kaubanduse kokkuvarisemine. Kui saabusid mererahvad, oli suur osa süsteemist juba kokkuvarisemas. Nad lisasid segadust ja võisid otseselt hävitada mõningaid linnu. Kuid nad võisid olla ka inimesed, kes põgenesid maailmast, mis nende selja taga juba hävines. Pronksiaja kokkuvarisemise tõeline tähtsus ei seisne ainult selles, kes iga linna maha põletas. See näitab, kui haavatav võib olla väga rikas ja võimas maailm, kui toit, kaubandus, valitsemine ja turvalisus sõltuvad süsteemist, millel pole piisavat kaitset järjestikuste kriiside vastu.
mererahvad sai kokkuvarisemise kõige tuntumaks sümboliks, kuid nende laevade taga peitus palju sügavam lugu. Terve maailm, mis kaotas järk-järgult võime hoida elus süsteemi, mis kunagi andis sellele jõudu.